No nii, leidsin siin Lennamuse vana Postimehe ja siin on ood ratsionaalsele mõtlemisele. Et elu okei, kui arst soovitab võtta suurtes kogustes C-vitamiini näiteks. Et mis siin on? Ja noh, mina olen tegelikult väga suur selle ratsionaalse mõtlemise ja teadusliku mõtlemise fänn. Praegu ma olen näiteks lausa 4 lennukiga sõitma. Väga teaduslik ja ma teen seda nutisklus siin nutitelefoniga, see on ka puhas teadus. Aga kui ratsionaalne mõtlemine või see teaduslik mõtlemine, ma ei tea, muutub nagu mingisuguseks ebajumalaks ja puuslikuks, mis pannakse nagu kõigest kõige kõrgemale. Ja siis esiteks on võimalik väga lihtsalt ära tõestada, et see inimene, kes seda teeb, ei usu ise ka sellesse. Ja teiseks on see kohutav, see on jälk. Sest ratsionaalne mõtlemine ja teaduslik mõtlemine peavad olema allutatud Jumalale, kui soovite, kõrgemale asjale. Ja kuidas ära tõestada, et inimesed ise ka sellesse ei usu? Väga lihtne, väga ratsionaalne on näiteks 233 meetri kõrguselt Macao tornist alla hüpata. See on kõik väga teaduslik. Füüsikaõpikutes on selle kohta harjutusi, kuidas see on väga ohutum isegi kui üle tee kõndida näiteks või tänaval kõndida. See on need köied, need on testitud, seal Macao tornis on 8 korda rohkem, kui peaksid olema. On turvalised. Nii kui 7 turvameedet ebaõnnestub, mida ei juhtu kunagi, siis üks jääb ikkagi püsima. Ja siis pannes inimene sinna torni ütled, et ratsionaalselt mõtled, et teaduslikult mõtlevad, siis mingi hüpak. Ja enamik neist ei suuda. Nii et see Postimees on natukene paha ajaleht siin. Sõbra, mis sa arvad sellest?